Marko Mäetamm. Ma arvan, et ma kunstnikuna ikkagi otsin mingisugust sellist nagu kontakti inimestega või see on ikkagi eelkõige kommunikatsioonivahend minu jaoks, et ma tahan ennast väljendada inimestele, ma tahan oma arvamust avaldada ja oma seisukohti öelda mingisuguses vormis ja läbi selle loomingulise kanali on seda märksa lihtsam teha, kui lihtsalt minna kuhugi linna turuplatsi peale ja hakata inimestele oma statemente kõrva karjuma. Ja. Marko Mäetamme tõukasid kunstniku teele 2 fakti. Fakt, et noor Mäetamm kihutas karksi nuias jalgrattaga mäest alla ja kukkus nii, et pähe tuli meeletu muhk, sirged juuksed tõmbusid lokki ja ta hakkas nägema kummalisi unenägusid. Ja fakt, et pruut, kellele, pange tähele, üldse ei meeldinud kunst, jättis Mäetamme maha. Sellise fakti ette asetatud Mäetamm hakkas kohe kättemaksuks kunstnikuks. Faktid on põhimõtteliselt kindlad faktid, mis on kellegi poolt öeldud või paika pandud või on dogmad lausa. Ja neid me saame kas kuulata ja uskuda neid või mitte, aga tõlgendused on sellepärast huvitavad, et neist võib õnnestumise puhul saada uus fakt. Sest need faktid, mida me usume, need on ka kellegi tõlgendused kunagi olnud. Nii head tõlgendused, et on muutunud faktiks. Fakt on ka see, et kõigepealt hakkas Marko Mäetamm muidugi popkunstnikuks, kuigi 80ndate lõpul ei teadnud Mäetamm veel, mis see täpselt on. Aga Saksamaalt tulnud vahetusüliõpilane nägi Mäetamme 3 daami munaga ja ütles, et see on ju popkunst. Ja Marko noogutas. Ausus on minu jaoks kõige tähtsam põhimõte, et sa näitad nagu endale peeglit ja ühtlasi, kuna sa ei ole teab mis eriline inimene, siis tegelikult sa näitad paljudele ka peeglit. Ja tänapäeval küll ma katsun nii elus kui kunstis olla maksimaalselt aus. See on muidugi tõmmanud mulle kaela ka igasuguseid väiksemaid ja suuremaid pahandusi teinekord, aga seda rohkem ma aus tahan olla. Ja, ausus. Mäetamm paneb kokku lapseliku ja surmtõsise, isikliku, intiimse ning globaalse. See on elu ise, mis läbi Mäetamme tema lõuenditele voolab. Nii et täna meie väike maja lausa hirmu peale ajab, akendest ja ustest voolab tulipunast sooja verd.